Hei, oleme jõudnud nüüd tolmukate juurde ja tolmukateks on sul siis vaja, mina võtsin tualettpaberist ühe tükikese, siis on siin paksemat jämedamat traati, siis on mul siin pintsel abiks ja sellist helekollast siis krepppaberit. Eesmärk on teha siis kallale tolmukas ja ma murran selle tualettpaberi tükikese 4 ja siis kerin selle ümber pulga. Ma kerin umbes, ma arvan, et kuskil 5 sentimeetrit, aga võib ka rohkem, aga mitte väga palju. No ma arvan, et jääme selle 5 juurde. Jääme selle 5 sentimeetri juurde. Ma panen siia nüüd selle pintsti otsaga liimi. Seda pintsit on pärast pole hea kasutada siis selle õielehe toonimiseks. Et meil siin eelmise kuu selles komplektis, mis me tegime? Me tegime krookuseid. Krookuse komplektis oli selline kollane pehme pastell ja ma kasutan seda täpselt sama seda pehmet pastelli siis selles videos ka. Nüüd ma keerasin ta 4. Ma panen siia veel natukene liimi, aga mitte väga palju ei tasu panna. Mul nüüd see liim on läinud siin ajaga seistes natuke paksuks. Et ma ei hakka ära viskama, kõik jäägid saab ära kasutada. Raiskamist ei toeta. Ja tegin selle nüüd siit kokku. Ja ma jätan selle traadi praegu nii pikaks nagu ta on, et ma täpselt ju ei tea, kui pikki ma tahan neid kallasid teha. Ja ma alustan siit ülevalt tipust ja algselt tuleb siia ikka selline pikaga on päris raske kerida. Tuleb siin nagu selline teravam tipp. Nüüd ja mitu ringi see tuli. Ma keeran nüüd siit ülesse poole tagasi. Natukene tuleb seda paberit juba siit lahti ka. Pole hullu. Nii. Tekib selline siis tolmuka osa, et ta on ülevalt siis natukene teravam. Vaata, et see traat oleks ilusti kaetud ja see jääb siis nüüd siia natukeseks kuivama. Ma siis võtsin samad tooni, nagu me tegime päevalille õisi. Võtsin sellise tooni krepppaberit, aga nagu sa näed, et kui ta välja venitada, siis ta läheb heledamaks. See sobib väga hästi selle õie tooniga, et kõik tulevad sellised pehmed, pastellsed õrnad toonid. Ja selle krepppaberiga siis katame selle tolmuka osa ära. Ma panen siia tolmuka külge ka natukene liini, et oleks selline kleepu. Ma panen kohati, nüüd ei tee nagu väga täpselt kokku. Nii. Ja ma panen natukene seda liimi ka siia algusesse, et ta siit algusest teeks kindlasti kinni. Nüüd on ka väga oluline vaadata, et see ülemine osa saaks kaetud, et võib ka täpselt samamoodi, et alustame ülevalt, liigume alla ja siis liigume üles ja tagasi. Ma alustan siit tipust nii ja diagonaalselt. Nüüd väga suurt diagonaali ei tasu võtta ja võib teha seda krepppaberit ka siit jooksvalt, eriti seda ülemist äärt, sest see ülemine äär nüüd ei kleepu nagu kuhugile. Alumise osa jääb selle tolmuka põhja külge kinni ja ülemine osa jääb nagu lihtsalt lahti, et ei tekiks sellist lahtiseid osi. Ma panin see üles ka, siis ta jääb ilusti kinni. Et kui sul jäävad mingid vahed, siis ei ole väga hullu, sest me liigume üles ja tagasi. Et ära väga sellist väga diagonaali võtta alguses ja saab ju vaadata sättida. Nii, ma jõudsin siia lõppu ja nüüd ma olen üles ja tagasi ja ma panen siia selle veel liimi. Kui sul on selline mõnusalt töötav PVA liim, siis saad ka selle otsaga panna kohe otse siia. Mul on ta siin natuke kuivanud ja on rohkem selline paksem. Nii, ma lähen tasakesi siit
üles tagasi, läheb natukene tumedamaks. vaatan, et see ülemine osa siis saaks ilusti kaetud. Võib siit natukene alla vajutada ja siis katta siit niimoodi, et ta väga terav ei jääks. Seda saab niimoodi mudida ka. Ma kerin vist isegi täitsa siia alla tagasi ka veel. Nii. Lõikan ta kõik kääridega ära. Need kehvad käärid saaks mulle siia laua peale. Ja võid veel näppudega igaks juhuks üle käia, et kõik jääks ilusti kinni, et kuskil jääb mõni lahtine koht, et siis saab panna liimi juurde. Aga kui ta jääb selline, need triibud ikka jäävad siia, no ei ole hullu. Me ju kõik teame, et see ei ole nagu päris. Liim on jäänud. Nii. Aga selline ta siis tuli ja ega siin tegelikult midagi muud väga teha ei ole, et selliseks ta siis jääbki. On selline mõnusalt telekollane tolmukas. Ja kohtume siis järgmises videos, kus me hakkame siis tolmuka ümber siis võit tegema.